hetkel olen rahul 6 punktiga. Et see on põhiline, et esituste kallal võib alati nuriseda, aga tähtis on 6 punkti, et siit turniirilt 6 punktiga Kreeka on juba nagu, ma arvan, päris hea minna, et alati saab palju asju paremini teha, aga 6 punkti on tõsiasi ja lihtsalt Kreekas natukene paremini ja ega selles mõttes teada ongi see, et 6 punktiga oleme nagu järgmisel vähemalt ringil, et selles mõttes on kõik, siit oleme saanud kena edu sisse, et ma ei tahaks loota, et Slovakkia täna mingeid üllatusi ei korralda, aga mina olen 6 punktiga kindlasti rahul. No see on tegelikult see, mida on tegelikult algusest peale räägitud, et täna me saime neid punkte päris palju ikkagi planeeriva serviga, vastane sai pandud pinge alla, neil oli üks nurgaründaja maas ja siis sealt on juba palju lihtsam on selle 2-3 vastu ründaja vastu seda plokipunkte teha, et see ülesanne ei olegi hüpped servita samamoodi, keegi ei nõua mingeid asjasid pole vaja, vastane on vaja lihtsalt pinge alla panna, et sealt nende mäng hakkab logisema ja nii kaua, kui me suudame ise sellest joonisest kinni hoida, nii kaua neid blokke hakkab tulema. No ma üldiselt, ma vastuvõtu kallal ei nurise nagu kunagi, et midagi ei ole teha, lüüakse head servi täpselt samamoodi, et meie üritame head servi lüüa, vastased üritavad head servi lüüa. Selle vastuvõtuga tuleb lihtsalt mängida, et me peame usaldama iseenda oskuseid ja iseenda kvaliteeti, et see on selline võistkonnatöö, et alati ei ole vaja selle punkti järgi minna otsa, et teha vastasele võimalikult elu raskeks ja siis juba kõrvalt mehed saavad ploki ja kaitsemänguga võib-olla selle punkti hoopis võtta ja game'i lõppudes siiski me oleme suutnud hakkama saada, et see on kindlasti mingi kvaliteedi märk, ja kes üleüldse ütleb, et Eesti siin peab Kreekat või Ungarit jubedalt siin peksma, et see on nagu, mille põhjal on. Et kõik on korrektsed võrkpallimaad, kõik oskavad võrkpalli mängida. Siin vaadates teisi alagruppide tulemusi, siin juhtub selliseid asju, et Soome kaotab siin Moldaavia ja punkte ja asju, et Rootsi võidab Türgit, et võrkpalli tase on selline. Võrkpalli keskmine tase on lihtsalt nii palju paremaks läinud, et siin ei ole mingid lihtsad mängijad. Et siin 10 aastat tagasi Ungari peksis Eestit nagu vähe ju. 3-0 meil pole mingit varianti. Nüüd tänapäeval on selline, on see teistpidi, et eks olenebki see, et palju neid võrkpallimängijaid on, milline põlvkond on, kes tulevad koondisesse, hooaja lõpus nagunii see, et kes on väsinud, kes on vigastatud, et midagi pole teha, et nendest tuleb võtta maksimum ja selle turniiri põhjal nagu ega siin midagi rohkemat siin polnudki väga loota, et kui Slovakkia mängis eile nagu ta mängis 3 rünnaku vea pealt, see on ulme. Sellise vastuvõtu protsendi juures, mis neil oli 3 rünnaku viga, see on täielik maailmaklassi. Et meie sinna jõuaks selleks ongi vaja süsteemselt tööd teha ja samamoodi nemad ei tee rünnaku vigu sellepärast, et nad usaldavad oma plokki ja kaitsemängu. Nii see peabki käima.